nii et tere tulemast Karude ja Põtrade maale. Ja meil on siis bussis meiega meie bussijuht Lii. Ja tema sõidab meiega terve selle sõidu. Kõigepealt me käime teiega Alaska Wildlife Conservation Centeris, mis siis põhimõtteliselt on loomapark. Ja sinna loomaparki nüüd jõuavad need loomad, kes on saanud Alaskal viga. See on mittetulundusühing ja siis nad hoolitsevad nende loomades nii kaua, kuni nad jälle saadetakse loodusesse tagasi. See on hästi populaarne koht, sest seal tegeletakse ka õppetööga. Lapsed näiteks käivad seal siis oma loomade kohta kuulamas loenguid ja seal saab siis looduses ringi jalutada ja neid loomi vaadata. Kui te vaatate seda liustikku veel, siis me näeme mõne koha peal nagu augud, eks ju. Allpool on eriti näha. Nii et see liustiku mass on ka pidevas liikumises ja kas siis paindudes ühtepidi või paindudes teistpidi, kas siis nagu sellised avaused või kumerused. Ja, et enne aastat 2016 see suurem veemass ei tulnud mitte siit, nüüd on see sulamine veel nii kiireks läinud, vaid teist poolt. Näete, kus ta sealt tuleb, eks ju, välja. Et 2016 see liustik kaotas suure osa oma alusest jäämassist tänu sellele, et see liustiku sulamise vesi muutis oma tuleku suunda ja hakkas liikuma siiapoole ja hakkas lõhkuma seda põhja ja võttis selle jää kaasa. See nimetus Alaska, see tuleb siis sellisest sõnast nagu Aljeska. Ja selle Aljeska tegelikult võtavad hoopiski kasutusele venelased. See ei ole mitte venekeelne sõna, vaid see Aljeska, see sõna, see tuleb tegelikult nende kohalikest põliselanike keelest, Atapaski sõnast ja see Atapaski sõna, see tähendab suur maa lääne pool. Siin Turn Again Army's tekib selline omapärane nähtus, mida maailmas on teada vetel ainult 7 kohas terves maailmas. Kõige suurem taoline nähtus tekib ka Ameerikas, aga siis seal alumises Ameerikas ja siis järgmine on siin Turn Again Arm. See on siis tõusust ja mõõnast. Siin on kõige suurem tõusu ja mõõna vahe. Ja sellest tõusu ja mõõna vahest tekib selline ühtlase laine efekt. See ühtlane laine, see on täpselt välja arvutatud, millal see iga päev jõuab siia Turn Again Army. Ja praegu suvekuudel on see siis õhtune aeg, 4-5 aeg, kui see ühtlane laine jõuab. Ja selline muda, nagu nad ütlevadki, see muda väljad selle kohta ja siin siis peab olema nii, et kui te panete oma jala siia muda sisse, siis te sealt enam välja ei saa. Et sa pead nagu oskama siit pealt minna, et kui sa jääd nagu seisma, et siis sa vajud, vaadake siin paremal praegu on see efekt hästi näha. Ja siia see vesi siis kõik tuleb. Iga päev on see. See laine tekib siia iga päev. Et kuidas saab olla üks maa, üks paik, kus läheb inimesi mitte sadade, vaid tuhandete kaupa kaduma. Meie uudistest ju käis hiljuti ka läbi üks Eesti juurtega inimene läks Alaskal kaduma, kes tuli oma sugulasi siia külastama. Ja miks nad siis nagu kaduma lähevad? Üks asi on see, et minnakse kuskile matkama ja ei tulda siis toime nende looduslike oludega ja külmutakse kuskile ära, uputakse, kukutakse kuskilt alla
ja ei ole ennast nii-öelda nagu registreeritud, eks ju, ja keegi ei teagi sind kuskilt otsida. See on nii, nagu Hiinas varastatakse lapsi, siin lähevad täiskasvanud kaduma. Ja need arvud, mis ma olen lugenud, mis on kaduma läinud, on mingitest 10 000, mingid uskumatud numbrid. Kõige suurem maavärin terve Ameerika Ühendriikide ajaloos ei ole mitte olnud San Franciscos, nagu enamasti me teame, vaid Alaskal. Ja see juhtus aastal 1964. Hakkasin ütlema see, et vaadake, kui palju me oleme näinud siin teede ääres selliseid puid, eks ju. Mis te arvate, milles see on? Aastast 1964 maavärinast. Ja kuskil siis 8000 enne meie aega, kui viimane jääaeg lõppes ja tuli siis soojenemine siin Alaskale, siis algas ka suur rahvaste liikumine. Ja tänase päeva Alaska indiaani hõimud on siis Aleudid. Mäletate, see on see saarestik, Aleutide saarestik, siis Eskimod, eks ju, siis on Atabaskid, nii nagu selles Morrisoni keskuses, eks ju, me teiega nägime. Ja ega ei ole ka päris täpselt teada, kui palju võis Alaska aladel neid Alaska põliselanikke elada, sest teatavasti venelased ju 18. sajandil seda üles ei märkinud mitte kuidagi, aga teada on see, et venelased tõid Alaska indiaanlastele punkt 1 alkohoolsed joogid ja punkt 2 relvad. Nii et need siin on siis ametlikult see Delta Junction, mille ääres siis Rika Roadhouse ka asus. Ja just nimelt siis need relvad ja alkohol, mis mõjutavad siis Alaska indiaanlaste edasist elukäiku. Ja kui aeg läheb edasi, siis 19. sajandi alguses ehk siis kuskil 60 või 70 aastaga sellest 15 000 aleutidest oli alles jäänud võib-olla paar tuhat. See Alaska ju jaguneb piirkondadeks, siis nendel ei ole ei mingit provintsi staatust ega regiooni, vaid neid tegelikult nimetatakse lihtsalt ilmakaarte järgi neid Alaska piirkondasid ja tehakse siis vahet siis neil ei ole ka mingit piiri ei jookse, eks ju, nendel Alaska territooriumitel, vaid see on kõik natukene niimoodi mõtteline. Ja see osa siis, mida meie teiega praegu sõidame, seda nimetatakse South Central piirkonnaks. Sellesse South Central piirkonda jääb siis nii Kenai poolsaar kui siis ka Wrangeli mäed ja Valdez. Ja see on Põhja-Ameerika kõige kõrgem mägi ja kui võtta selle vertikaalse kukkumise järgi, siis ta on maailma kõige kõrgem mägi. Sellepärast, et vaadake, kõik mäed lähevad alati niimoodi ülesse. Aga see Mount Kinley, teise nimega siis Denali, on siis selline mägi, nagu siit kaardi pealtki on näha, mis läheb niimoodi kolmnurkselt, teravalt ülesse. Kõige teravama kaldanurgaga mägi ja selle järgi võttes on ta maailma kõige kõrgem mägi üldse. Ja see Denali rahvuspark, nagu meile mainisin, see on hiiglaslik territoorium, põhimõtteliselt on 24 000 ruutkilomeetrit suur. Sama suur praktiliselt kui see Kenai poolsaar oli. Ja see nimi, see Denali, et
et see kõige kõrgem mägi, eks ju, see tegelikult ametlikult ei kanna nime Denali, sest see Denali on indiaani atapaski keeles ja tähendab kõrge või suur. Ja need atapaskid, need olid siis just nimelt need indiaanlased, kes elasid Denali rahvuspargi territooriumil, tõenäoliselt võisid siia tulla kuskil 12 000 aastat tagasi, tõenäoliselt tulid jälle üle selle Beringi väina, aga nemad, indiaanlastel pole kunagi olnud mingist huvi kuhugi mäkke ronida, mida nad sinna ronivad, sellepärast et indiaani mentaliteedi juurde on ikkagi kogu aeg käinud see, et sa pead säästma oma energiat ja tühja energiat kulutada, et kuskile tobeda mäe otsa ronida, selleks ei ole absoluutselt mingisugust põhjust ega mõtet. Ja nemad elasid siis pikki need jõeorgusid, sellepärast et kogu sellest rahvuspargist voolab läbi tohutu suur kogus vett. Denali jõgi on see, mis on see kõige suurem jõgi, aga seal on igasuguseid teisi kõrval jõeharusid siis samuti. Ja võt nemad nimetavad selle siis selleks Denaliks, ehk siis kõrge või suur. Aga nüüd 19. sajandil tulevad siia ameeriklased, need, kes on kulla otsingutel, sellepärast et kuld on selleks ajaks leitud juba Fairbanksi linnast. Fairbanks ongi üks suuremaid kullakeskuseid olnud. Ja siis nad jõuavad ka siia Denalisse ja lootuses leida siit kulda. Kuldasid muideks leitakse ka. Ja nüüd üks nendest seiklejatest, William oli selle mehe nimi. Võt see William kohtub terve portsu kaevuritega ja siis nemad omavahel arutlevad siin Denali rahvuspargis, et kas Ameerika raha peaks siduma hõbedaga või kullaga, sellepärast et mõlemad on, eks ju, Ameerikas esindatud. Ja siis see vaidlus jõuab nii kaugele, et see William läheb Washingtoni. Washingtonis teeb siis ettepaneku McKinley'le. See McKinley kandideerib presidendiks. Ta on vabariiklane ja ta võidab need presidendivalimised. Ja otsustatakse siduda kullaga. Ja võt nüüd selle auks antakse siis sellele mäele hoopiski nimetus McKinley. Nii et 19. sajandist on ametlik nimi McKinley. Ja nüüd jällegist omakorda, kui hakatakse maid tagastama indiaanlastele, siis on ju vaja rehabiliteerida, nii nagu Ameerikas see on olnud. Ja siis käib vaidlus selle üle, võt nüüd 70. aastatel, et kas peaks selle nüüd nimetama Denaliks, sellepärast et see on indiaani keeles, või ikkagi siis nagu Ameerika värk, et McKinley ei jõutakse arusaamale, et 50-50, et mäe nimeks jääb McKinley, aga ala nimeks jääb Denali. Nii et seda siis eks ju jääb. Ja muideks see on Alaska esimene rahvuspark, mis ametlikult nimetatakse rahvuspargiks. Teatavasti maailma esimene rahvuspark on ju Yellowstone, eks ju. Ja Euroopa esimene rahvuspark on Monterosa rahvuspark. Need on siis 20. aastatest, et seal all 48 kõik need rahvuspargid tekivad ju 20. 30. Aga Alaskal ei ole sellel ajal veel suurt, eks ju, mitte midagi. Nii et nemad siin peavad ootama ja tegelikult siis alles kuskil paarkümmend aastat tagasi ta ametlikult saab selle rahvuspargi staatuse. Mäletate, see rahvuspark tähendab seda, et see on see föderaalmaa. Ja üks osa sellest rahvuspargi territooriumist on osariigimaa, et asi veel ikka eriti keeruline oleks. Privaatmaad kui sellist absoluutselt siin ei ole. Indiaanlased elavad siin endiselt ikkagi, nii et nendel on lubatud, indiaanlastel on lubatud ka Alaskal elada siis föderaalmaa territooriumil tasuta. Ainult, et kui muidu on, eks ju, all 48 nii, et nad saavad seda toetusraha, siis siin nad seda toetusraha ei saa. Selle eest ainult, et nad nii-öelda on indiaanlased. Nii et siin nad saavad küll tasuta elada. Ja võtte siis, kui see tee siia valmib 70. aastatel, eks ju, siis hakkab kogu selle infrastruktuuri kujundamine. Enne pole siin absoluutselt mitte midagi. Tehakse siis väikene küla, seal eile, eks ju, jalutasite. Sellest kasvab juba selline suur resort. Siis tulevad siia. Neid nimetatakse siin Alaskal, nii nagu Kanadas ja Ameerikas, igal pool kõiki pioneerideks. Pioneerid ehk siis, kes midagi uut siin ette võtavad ja üks pioneeri perekond tuleb siis siia ja teeb siis sellise väiksed nagu käbinid, need, mis siin olid näha, sellised hütikesed. Grizzly Bear hakkab see nime kandma ja eelmine aasta ehitavad nad need hotellimajad, kus meie praegu oleme. Ja, et see Cedar Lodge, nii et järelikult nad on siis nii palju seda jalge alust endale raha korjanud,
et seda oleks võimalik teha. Ja noh, see Denali rahvus, mis see kell on juba? 40. See Denali rahvuspark, noh, ta on, eks ju, enne 70-ndaid, ta on midagi sellist ameeriklaste jaoks, et see on kaugel, kättesaamatu, hoomamatu, keegi täpselt ei tea, mis asi see on, eks ju, sest et teid ei ole ja ainult mingid hullud tulevad siia, kes siis otsivad seda, noh, nii-öelda seda last frontieri, eks ju, seda viimast piiri, aga võt, kui kõik see infrastruktuur tekib, nüüd ta siis muutub äkki kättesaadavaks, aga ikkagi ta on ju palju vähem kättesaadavam kui kõik need ülejäänud 48 pargid. Täna on tehtud Fairbanksiga lennujaam ja mäletate, me rääkisime teiega, et suur sõjaväebaas, ehk siis see sõjaväebaas, mis venelastele kõige lähedamal on ka Denali rahvuspargi territooriumil. Ja ta saab seal olla ainult tänu sellele, et see on föderaalmaa, eks ju, et kui see oleks nüüd osariigi maa, siis ta ei saaks olla, sõjaväebaas ei saa osariigi maa peal olla. Ja miks siia siis tullakse? No esiteks sellepärast, et ootusärevuses oodata, kas see buss tuleb või ei tule, eks ju, nagu meie siin teiega. Aga põhiline asi, mis on muidugi see kõrge mägi. Kas seda kõrget mäge näeb või ei näe, seda ei tea mitte kunagi, sest ta on tõesti ju tohutult massiivne, kui te võtate, eks ju, ta on ju ligi 6200 meetrit üle merepinna. Ja et see on, noh, tõesti see, eks ju, väga nagu järsu nurgaga kogu aeg, eks ju, lumega kaetud. Nagu ma ütlesin, need atapaskid, nemad seda mäge ei kavatsenudki vallutada, aga esimest korda eurooplased sellest mäest räägivad Vancouver, Captain Vancouver, kelle järgi siis Kanada linn Vancouver on oma nime saanud. Captain Vancouver seilab siis oma meeskonnaga ja jõuab sinna Cook Inleti, ehk siis Anchorage'i alla. Ja Anchorage'i alt, vaadake kui kaugel me oleme teiega, eks ju, Anchorage'ist, üle 300 kilomeetri ju, ligi 400. Ta näeb mingisugust valget suurt kuma ja siis tema tagasi minnes kirjutab, et vot seal kuskil Alaska sisemaal on mingisugune valge suur kuma. See on aasta 1794. Esimest korda, kui Euroopas kirjutatakse, et Alaskal on mingi kuma. See kuma tegelikult ju hiljem osutab niinimetatud Alaska Range. Et ega see Mount Kinley ei ole mingisugune üks mägi, eks ju, see on ju suur pikk mäestik, mida nimetatakse, see võib küll olla mingi asi, Alaska Range. Ja see Alaska Range jookseb, noh, kui Alaskat vaadata, eks ju, ta jookseb niipidi, ida-lääne suunaliselt, mitte põhja-lõuna suunaliselt. Ja 960 kilomeetrit ja jookseb välja Yukonni, ehk siis sinna kohta, kus leitakse kuld. See on kõige määravam muutus kogu Alaska ajaloos. Kuld leitakse aastal 1872 ja see kullapalavik, see levib eri joonudena. Siin Alaskal ei ole olnud ühtset kullapalavikku, nii nagu oli Californias, eks ju, teate see 1848, kus kõik oli haaratud kullapalavikust. See oli ühtne laine, siis kui šveitslase Suttoni maade pealt leiti kuld ja ajakirjandusse see kõikjale jõudis pealkirjaga Oro Oro, hispaania keeles siis kuld, siis Alaskal sellist ühtset voolu ei ole, vaid see kullapalavik on tegelikult 3 järgus. All my members gather around her, miners, ladies, strangers to the wild, dark and dusty. See süsteem oli omavahel kõik ühendatud, 8 kullapuuri. Need kullapuurid kõik toodi siia osadena, kõik need 8 kullapuuri toodi osadena, toodi jällegist üle San Francisco, nii nagu enamasti kogu kaup liikus siia, siin nad pandi kokku ja nii seal, kus see rong seisis tükk aega, seal siis seletati seda, mismoodi käis see maa ettevalmistamine, et kõige keerulisem oligi seda maad ette valmistada üleüldse selleks, et saaks hakata kulda puurima.
ja kogu see projekt läks maksma $15 miljonit tollel ajal. Ja see puur töötas jällegist 20. sajandi esimesel poolele, nii nagu seda siis töötas see Estri nimelinegi puur ja 28. siis aastast 59. aastani, kuni see kaevamine siis lõpuks lõpetati. Selle lähedale sinna kohe jääb ka teine suur kullakaevandus Eldorado Gold Mine ja omakorda veel jääb sinnagi lähedale Fort Knoxi nimeline kaevandus. Nii et Fairbanksi ümbrus on kõik kaevanduste alla. Nii et siin on mitmeid erinevaid momente, kuid see toruliini tähendus on sama nagu on kuld, sama nagu on raudtee ja see on siis kogu aluse panija peamine sissetuleku allikas, kogu majanduse mootor. Seal Pioneeri pargis jalutades mõelge siis selle peale, mis me rääkisime nendest esimestest siia tulnud meestest, nende raskest elust, nendest räpperitest ja loogeritest, kes siis need väiksed majakesed tegid. See on siis selline pargiala, kuhu on kokku koondatud 30 ajaloolist hoonet, mis on toodud Fairbanksist, mõned on ka olnud ajalooliselt selle koha peale, kuhu siis täna on tehtud mõningaid poekesi, kus inimesed käivad jalutamas, kuhu on tehtud mõningaid hammustamise kohtasid. Ja see Pioneeri park ju avatakse 67. aastal 1967 ja on siis seotud Alaska 100-aastase sünnipäeva pidamisega. Alaska inimesed ju teevad nalja selle kohta, et siin piisab sellest, et sa oled naine, siis sa juba lähed kaubaks. Sul võivad isegi olla vuntsid ees, raseerimata oled sa niikuinii, sellepärast, et siin keegi ei tegele sellise asjaga, et mehi on siin väga palju rohkem. Teate, kes on Alaska rahvuslind? Alaska rahvuslind, nemad ise ütlevad, et see ei ole mitte lind, vaid see on sääsk. No kujutage ette, see on maja. Vaadake paremale. Jah, see lennuk. See on maja. Kui mõelda nende palkade peale, siis palgad on ikkagi niivõrd erinevad eri osariikides. Ja palgad, nagu ma ütlesin, arvestatakse aastaga ja Alaskal praegu siis keskmine palk, mida nad kätte saavad, inimesed keskmiselt on 30 000 aastas. Selle 30 000 peate nüüd jagama siis 12-ga, et saada sellest kuu palk. Tanana jõe ja veel vaadake siis ka vasakule poole, palun kõik. Me näeme siit jälle seda toruliini ja me saame ettekujutuse sellest, kui keeruline oli selle toruliini ehitamine, kus kõikides tingimustes pidi selle toruliini ehitamisega hakkama saame. Siin on tehtud siis lausa sillana, eks ju, üle ja see Tanana jõe üle nii-öelda see sild või mis sild, no see toru, mis läheb selle üle selle Tanana jõe, et see on väga hoolega kontrollitud aastaringselt jõuluvana külas
saab siis vaadata jõulupoodi, missugused ehted on siinkandis kombeks. Teatavasti ameeriklased armastavad oma jõulupuid kaunistada ikka selles stiilis, nagu meie ütleme juudi jõulupuu. Kuigi juutidel ei ole jõulupuud. Igal juhul ma loodan, et te leidsite siit Alaskalt kõik midagi, mida te tulite siia võib-olla otsima. Võib-olla see Alaska natukene vastas teie ettekujutusele, võib-olla mitte. Aga eks reisimine ongi selleks, et me näeksime, mismoodi see elu siis päriselt välja näeb ja ega enne ei kujutagi seda ette, kui sa siin oled. Nii et need Alaska kõrguselt teised mäed, need Wrangeli mäed, seal on mitu tippu, Mount Sanford, Mount Wrangell, Mount Blackburn, Mount Churchill ja Mount Bear. Et väga suur mäestik, täiesti puutumata territoorium, kust ei lähe teed läbi, nii nagu Denali rahvusparki on tehtud ja seal käivad ikkagi tõesti sellised ekstreem sportlased ja matkajad ja lennukitega minnakse ja nii et siin see liustiku keel meil jälle vasakul Matanuska liustiku keel. Aga kuskil siis jah, aastatel 1980 ta avastatakse juhuslikult nii-öelda. Sellest ei ole saanud järgmist Denalit, mis on ikkagi Alaska mõistes ju täitsa selline massiturismi koht ja väga palju külastatud. Selleks oleks vaja, ma ei tea, mis infrastruktuur siia enne teha. Aastal 1912, kui kongress otsustas, et on vaja saada juurde pääsu tee sisemaale ja sellest ajast peale siis hakatakse tegelikult ehitama seda teede süsteemi, esimest teedesüsteemi nii Sewardi poole kui kullaväljade poole. Nii et kõik Alaska suuremad ja väiksemad linnad on ikkagi tekkinud tänu nendele maavaradele. Ja täpselt samamoodi Anchorage tekib tänu sisemaa maavaradele, tänu raudtee ehitamisele, tänu siis nendele inimestele, kes pikki neid jõgesid liikusid ühes suunas või teises suunas. Vaadata ja need spordimängud või mängud, mida me siin praegu jälgisime, kes jälgisid, et need ongi need mängud, mida tehakse olümpiamängudel. Olümpiamängud kannavad nime maailma Eskimo olümpiamängud ja need toimuvad kuskil 6 aja pärast ja need olümpiamängud toimuvad Fairbanksis alati. Ja seal võivad osaleda siis põhimõtteliselt kes iganes. Võivad tulla Kanadast, võivad tulla, ma ei tea, Gröönimaalt, aga põhimõtteliselt on nad ikkagi Alaska põhised. Ja kõige raskem seal olümpiamängudel ongi see sama hüpe, et see on see tasakaalu säilitamine, mida me siin praegu teiega jälgisime. Jälle, vaadake, kui huvitav, saab võid põhimõtteliselt sõita sisse sellisesse tsooni. Meile tuleks see kõne allagi. Ja terve see järv on siis kõik nende lennubaas siin. Lennukid
lennukid puu otsa maanduvad sinna bushi, maanduvad needsamad lennukid, maanduvad bushi, mis võtavad siit endale hoo üles järve pealt ja kui on vaja kuskile külla minnes, nad suudavad maanduda erinevates oludes. Aga nende kodubaas siis on siin. Vaadake, kui suur see on ja nendes väikestes majakestes bussijuht küll kõigepealt ütles, et no kuulge, nad on ju nii vaesed, siin ei ole kuskil elada, et nad elavad nendes putkades. Absoluutselt tuleb ju raha kõik sinna pandi, vaadake, kui palju veel neid lennukeid siin on. Aga tegelikult on siis jah selline nagu väike hoiuruum. See on üks selline asi, mis on ka, kui te võtate mõne Alaska raamatu lahti, siis Alaska raamat teile alati ka ära toob selle koha siin, aga lihtsalt ei sattu siia kuidagi, see ei ole päris linnas. Aga see on müügiks, kuulge, ainult hinda pole. Siis või ütlesid inimesed, keda meie keskel ei ole, Kermalast, et maine teekond hakkab lõppema ja taevane teekond algab, mis vastab ju teatavasti tõele, sellepärast et edasi me peame ennast siis usaldama Icelanderi ja Nordica hoolde. Ja mina ka tänan, et te tulite siia muidugi, sest et kui teie reisite, siis saame meie ka reisida. Teie ei reisi, siis meie ka ei reisi, nii et tulge ikka reisima. Ükskõik sinna või tänna või kolmandasse või neljandasse kohta.